Tervist, kallid praktikandid. Kohe läheme ja teeme teiega tiiru mulle usaldatud ettevõttes, mida mina kui ohutustehnika insener tunnen nagu oma alles jäänud 3 sõrme. Ühtlasi praktikandid vaatame ka seda Ketassaagi, kus see juhtus, see minu sõrmedega. Pikali! Ai see sunnik, tala lendas üle. On alles kaabakad, kurat, need füüsikud. Muudkui teevad oma lolli nalja. Läheme siit kaudu, kallid praktikandid, aga ikka külg ees niimoodi. Külg ees nii, et vastu ei puutu. Siin on kõrge pinge. Ja ärge astugi lombi sisse, see on hape. Muide, kas näete seda putkat? Seda, kust mees võrguga välja tuli? Ära mine ligi! Tapab! Ei, see ei ole kiosk. See on transformaatori putka. Et mis see mees seal teeb? Ta varjab ennast naise eest. Näete, seal on tema pilt pealuu säärekondid all. Te tulite 3-faasilise voolu alt läbi. Täitsa poisid. Tipp-top poisid. Aga eile käis see kuradima vool ise minust läbi. Kõigi oma 3 faasiga. 2 tükki põrutasid mütsi kõrvadesse, 1 viltidesse. Ettevaatust, Pikali! Pikali, ma ütlesin! Relsi jupp lendas üle. Jälle nüüd kuradi füüsikud. Sindrinahad naljatavad. Nüüd võite püsti tõusta. Meid on vahepeal hulga vähemaks jäänud. Läkki edasi. Astume sisse külmtöötluse kuum tsehi. Et miks kuum? Sellepärast, et pole jõudnud veel pärast eilselt tulekahju ära jaatuda. Üks huvitav intsident leidis sellest tsehis aset. Treial Ivanovil võttis spindel õudsemad tuurid peale. Algul mõtles Ivanov spindli kätega peatada. Kuid siis tulid mehikesel ohutustehnika eeskirjad meelde ja ta läks ametiühingu komiteesse ning viskas jalad seinale. Õhtuks oli spindlil niisugune vurf sees, et põrutas läbi katuse ja lendas taevasse. Lugu lõppes sellega, et seltsimees Ivanov sai ametiühingu komiteest tasuta tuusiku. Seltsimees Spindel aga värvati raketiväkke. Läkki edasi. Stop! Pikali! Üks toorik kukkus alla. Istume natuke. Oi, alles on aga tehas, on alles tehas, on alles tehnika. Muide, see, millele me praegu istusime, see muide on jootekolb. Ja see, millega me istusime, see on nüüd juba põletusvill. Istuge. Ei, tänan, ma parema meelega seisan. Nii paistab, et meid on veelgi vähemaks jäänud. Pole viga. Te olete tulevased spetsialistid ja peate pöörama erilist tähelepanu ohutustehnikale. Muide, nädalapäevad tagasi juhtus meil siin ühe mehega hirmus, ma ütleksin isegi, et traagiline lugu. Mis murdis tema noore elu halja puu. Ta arvas, et võib julgesti lattu minna, et asi see ära ei ole. Aga võta näpust, läks 1 kord lattu, ei midagi. Läks 2 kord lattu, ka ei midagi. Aga 3. korral pidi laohoidja ära võtma. Sellele ka 2 last, poiss ja plika, mõlemad paranduslike tööde koloonias. Vaat nii on loo. Appi, tõmmake mind välja, ruttu, keerake vänta. Ei mitte minul, vaid transformaatoril. Aitab küll. Stop! 120 volti, see on hea. See värskendab ja tõstab toonust. Aga 380, see on juba liig. Sokid ja kingad sulavad üles. Aga kus siis ülejäänud rahvas on? Rohkem polegi või? Üldiselt on nii, et tehases peab kõige jaoks silma olema. Muide silmadest nii palju, et hiljaaegu meil insener Sidorov, kes rikkus ohutustehnika eeskirju ja ei pannud kaitseprille ette, heitis pilgu naiste duširuumi. Jäi ilma silmadest ja kvartalipreemiast. Pikali! Jumal tänatud, lendas mööda. Kas ma võin öelda teile sina? Võin, sest sa ju üksi oledki veel jäänud. Tasa! Räägi sosinal. Näed, seal on pääsla. Läheme sinna roomates. Ma lähen ees, sa tule järel. Minu arust oli katlamajaga juba hommikul midagi korrast ära.
ma pean sinna vaatama minema, aga tegelikult ma ei lähe sinna, muidu lendab õhku. Tasa, Rooma, Läki, Pääsla poole, Rooma, igal pool on ohut.